tere! Täna räägime millestki, mis puudutab meid absoluutselt kõiki ja see on kriitilise mõtlemise vaikne hääbumine meie ümber. Ja alustuseks, siin on üks päris provokatiivne tsitaat. Kuulake seda. See tabab kuidagi otse meie aja närvi, selle intellektuaalse kriisi keskmesse. Ja see ongi see keskne paradoks, mida me siin lahkama hakkame. Kuidas on see võimalik, et meil on rohkem infot kui kunagi varem, aga me oleme tegelikult kuidagi vähem targad? Nii, hakkame siis pihta. Kõigepealt, mis see probleem üldse on? No vaata, meid ümbritseb tohutu infomeri, aga meil justkui pole tööriistu, et sealt midagi tõeliselt tähenduslikku leida. See siin on üks väga hea võrdlus. Kujuta ette, et oled keset soolase veega ookeani. Vett on meeletult, aga juua ei saa. See ongi täpselt meie olukord. Meid ujutatakse üle infoga, mis tegelikult meie mõistust ei toida. Aga kuidas me siia punkti üldse jõudsime? Miks me oleme oma mõtlemise ära andnud igasugustele algoritmidele ja suunamudijatele? Selleks, et sellest aru saada, peame vaatama, natuke ajalukku. Vaatamegi nüüd mõtlemise juuri. Ja siin on üks oluline asi. Kriitiline mõtlemine ei ole meile kaasa sündinud. See ei ole mingi loomulik olek. See on distsipliin, mida on lihvitud sajandeid. Alates Sokratesest, kes küsis neid ebamugavad küsimusi, kuni Kantini, kes kutsus üles intellektuaalsele julgusele. Nemad kõik ehitasid seda vundamenti, mida me praegu laseme, käest ära laguneda. See oli põhimõtteliselt valgustusajastu lahinguhüüd, kutse mõttemässule. Ja ausalt öeldes see tundub täna isegi aktuaalsam kui toona. Okei, nüüd lähme tänapäeva ja vaatame, kuidas see digitaalne maailm, kus me elame, aktiivselt takistab meil sügavuti mõtlemast, kuidas kiirus tappab mõtte. Nobel-preemia laureaat Daniel Kahneman on seda hästi kirjeldanud. Meie ajul on justkui kaks süsteemi. Üks on see kiire, automaatne autopiloot ja teine on aeglane, kaalutlev mõtleja. Ja arvake ära, kumb domineerib meie klikkide ja teavituste maailmas. Just, see esimene. Me treenime ennast ainult reageerima, mitte mõtlema. Seda nimetatakse Google'i efektiks või digitaalseks amneesiaks. See on see kalduvus unustada info, mida on lihtne netist leida. Milleks mäletada, kui saab guugeldada, eks? Me asendame mõtlemise otsimisega. Ja see nõrgestab meie vaimseid lihaseid. Aga asi pole ainult tehnoloogias. Probleem on ka meie endi peas. Meie ajul on omad pimealad, omad vead. Ja just neid vigu kasutavad algoritmid meie vastu ära. Võtame näiteks Dunning-Kruger efekti. See on see, kui madala võimekusega inimesed hindavad oma oskusi räigelt üle. Nende teadmatus on nii suur, et nad ei saa arugi, kui vähe nad teavad. Ja just see selgitab, miks kõige valjemad hääled on tihti kõige vähem informeeritud. Nende ebakompetentsus teeb nad lihtsalt ülbeks ja enesekindlaks. Ja siis on meil kinnituse eelarvamus. See on võib-olla kõige ohtlikum viga meie mõtlemises. See on see kalduvus otsida ja uskuda ainult seda infot, mis meie olemasolevaid uskumusi kinnitab ja samal ajal ignoreerida kõike, mis sellele vastu räägib. Põhimõtteliselt muutub see meie aju kajakambriks, mis lükkab tagasi kõik väljakutsed. Ja nüüd mõelge, mis juhtub, kui algoritmid seda kinnituse eelarvamust võimendama hakkavad. Tulemuseks ongi kognitiivsed mullid, vaenulikkus iga eriarvamuse suhtes, hõimlus, kus teisiti mõtlemine on reetmine ja lõpuks täielik polariseerumine, kus on ainult meie ja nemad. Nüanss lihtsalt sureb ära. Nii et mida siis teha? Kuidas sellele vastu hakata? Teate, tänapäeva maailmas on kriitiliselt mõtlemisest saanud peaaegu et mässumeelne tegu. Ja siin ongi mõned soovitused, kuidas selle mässuga liituda ja oma vaimne autonoomia tagasi võtta. Esiteks, pausi jõud. Ära reageeri kohe. Loo väike ruum stiimuli ja oma reaktsiooni vahele. Mõtle. Teiseks, otsi teadlikult intellektuaalset ebamugavust. Loe ja kuula neid, kes sinuga ei nõustu. Kolmandaks, kirjuta. Proovi mingi keeruline idee enda jaoks kirja panna. See paljastab kohe, kus su arusaamises on lüngad. Ja neljandaks, kõige tähtsam, sea oma kindlad veendumused kahtluse alla. Küsi alati, mis on allikas, mis on kontekst, kas on ka teisi tõlgendusi? Ma tean, see ei ole kerge, aga see on ainus viis ehitada vaimselt vastupidavust manipulatsiooni vastu. Ja nüüd tuleme tagasi selle esimese tsitaadi juurde. Pärast kõike seda, millest me rääkinud oleme, kõlab see kuidagi teistmoodi, eks? Sellel on teine kaal. Ja nüüd, pärast kõike seda, mida oleme arutanud, olgem korraks endaga täiesti, isegi juhkralt ausad. Kas see idioot võiksin olla mina? Ja kuulge, see ei ole mõeldud solvanguna, see on peegel. See on kutse alandlikkusele.
ja just alandlikkus on iga tõelise tarkuse vundament. Ja ma jätan teil lõpetuseks ühe küsimusega mõtisklema. Kui paljud sinu ideedest, sinu kõige kindlamatest veendumustest peaksid vastu ühele ausale ja põhjalikule uurimisele? Ärge kiirustage vastusega. Las see küsimus jääb teid kummitama. Sest tõeline mõtlemine ei alga mitte õigete vastuste teadmisest, vaid julgusest esitada õigeid küsimusi.